Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on tubli Eestimaa mees, kes võitleb Eesti eest, Andro Roos. Tere, Andro! Tere, Toomas! No, Andro, kuidas sul nüüd sel aastal plaan on? Kas selle doktoritööd teed ära või? Oled 42 aastal, võiks juba doktor olla? No võiks küll, aga mul doktoritöö jäi tegemata omal ajal. Hakkasin siin Tartu Ojula nüüstu asjadega tegelema ja jäigi ta nagu niimoodi, aga ma arvan, et ma ikka praegu ei tee seda doktoritööd. Ma tegelikult olen nagu ametlikult ju doktorikraadiga võrdsustatud, nii nagu nõukogude ajal olid need kandidaadid, kes olid võrdsustatud doktorikraadiga, et mul rahvastikuregistris on ka hariduseks doktorikraadiga võrdsustatud kraad, nii et ma sisuliselt olengi doktor juba. Aga mis alal sul see töö oli, doktoritöö? Ühistupangandus. Oligi, jah? Ühistupanganduse roll ja arenguvõimalused Balti riikides. No kui ükskord aega saad, siis võib-olla teed isegi ära. Nii, minu esimene küsimus on sulle, et sa olid Tartu linna piirkonna Keskerakonna esimees, tegid usinasti tööd, panid seal kohviku püsti, isegi YouTube'i panid sinna üles ja minagi käisin seal ja palju rahvast käis seal. Ja ükskord tõmmati sul tool pers sealt ära, mis seal juhtus? Ma arvan, et kui sa oleks olnud seal Keskerakonna nimekirjas edasi, oleks sa täna istunud Tartu linna volikogus. No, aga võib-olla rõhk ongi sõnale, et istunud, et ega Keskerakond tegelikult käis ju valimistega alla, et seoses sellega, et ma liiga tugevalt juhtisin seda Keskerakonda. Ma usun, et minu juhtimisel oleks saanud kindlasti Keskerakond rohkem kohti, kui ta sai. Keskerakond viimased 4 valimist on tegelikult ju Tartus järjest vähem ja vähem hääli saanud. Napilt saadi sisse seekord, kas 4 kohta vist oli, jah. Eelmine kord oli ka 4 kohta. Nüüd säilitati see, hääli saadi vähem, nii et eks trend on kahjuks nagu allapoole ja kui sa vaatad seda Keskerakonna värki üldse ja tegelikult ka Isamaa, et siis tänu sellele, et ma ei taha nüüd siin EKRE-t kiita väga, aga peab nagu selles mõttes ikkagi vaatama seda tõele näkku, et kuna EKRE on olemas, siis Keskerakonnal ja Isamaal lihtsalt tuleb mängida nagu seda niši, et aetakse niisugust rahvapoliitikat. Enne EKRE-t Keskerakond ja Isamaa mõlemad olid Reformierakonnale tegelikult ju sellised mugavad partnerid. Nii Tartu linnas on see olnud kui vabariigis. Isamaa on praegugi Reformierakonnale mugav partner. Keskerakond mängib nagu opositsiooni, et püüab nagu kõigile vastu olla. Aga ega tal nagu siukseid lahendusi ka nagu ei ole, et seal suhteliselt tühjad poliitikud on nagu, mitte et teistes erakondades väga palju parem oleks, ega ei ole. Et hea, et see Keskerakond olemaski on, aga ma ütlen seda, et suur pilt on nagu see, et vabariigis küll, et tänu sellele, et EKRE on hakanud rohkem rääkima nagu nendest teemadest, mis ka rahvast huvitavad, et siis lihtsalt Keskerakond ja Isamaa on endale Reformierakonna vastu positsioneerinud koha ja püüab ka siis rääkida. Kuigi natukene pehmemal toonil, et ütleme, EKRE-l on selline radikaalsem toon, mis kõikidele ei meeldi. Keskerakonnal läheb võib-olla peale rohkem nagu pensionäridele, Isamaal puhul läheb peale nagu nendele, kes ennast peavad sinimustvalge, ütleme pisarakiskujaks ja nii-öelda rahvuslasteks. Ja ma ütlen just niimoodi, et nii-öelda rahvuslasteks, et kas seda sisulist rahvuslust nagu on, et see on nagu ise asi. Et see on nagu minu hinnang, et ma arvan, et Keskerakond just nimelt, nagu sa õigesti ütled praegu, et need 4 saadikut, kes seal linnavolikogus on, nad istuvad seal, kiidavad tegelikult koalitsioonile takka, püüavad, vaata nagu Tartus minu arust on niisugune väga halb tava, et tegelikult ole sa koalitsioonis või ole opositsioonis. Et selle kohta küll öeldakse nagu seda, et meil Tartus väga palju kaklemist ei ole linnavolikogus ja et kõik püüavad nagu kõigiga koostööd teha. Aga tegelikult rohkem näeb see selle moodi välja, et Reformierakond viskab ka opositsioonile teatud palukesi. Et nii ongi, et Keskerakond käib ka müts näpus, et meil ka mingitele koolidele, enamasti on need küll vene koolid, et meil ka nagu siis mingisuguseid eelarve eraldisi rohkem saada, pai Reformierakond aita ja Isamaa, ta on küll praegu koalitsioonis, temal on oma asjad, EKRE-l nii samuti, temal on oma huvid oma valija nišile. Nii et natukene piinlik on tegelikult üldse selle linnavolikoguga Tartus, et
rohkem peaks seisma tõe eest, peaks seisma rahva huvide eest, aga seistakse oma mingite kildkondlike huvide eest ja eks sellepärast tegelikult Tartus muutust ei tulnudki, et kõik justkui olid Reformierakonna vastu. Vaat see oli nagu esimesel maailmasõjal, et miks see puhkes, et keegi sõdida ei tahtnud, aga kõik tahtsid sõda, et siin Tartus samamoodi, et ega keegi nagu reaalseid muutusi ellu viia ei taha ja ei tahtnud, aga kõik tahtsid Reformierakonnast lahti saada ja tulemus oli see, et Reformierakond sementeeris veel rohkem enda võimu Tartu linnas. Nii et see on niisugune pikem vastus sellele, mis sa küsisid. Miks sul tool tagumiku alt ära tõmmati järsu liigutusega? Sa olid ju hea juht. No vaat just sellepärast, sina arvad, et ma hea juht olin, osad arvasid, et ma ei ole hea juht ja just nimelt nagu sellepärast, et minu eesmärk oli saada, ma ütlesin välja, et üle poole volikogu kohtadest vast Keskerakonna all oleks see ka teostatav olnud, kui kogu Keskerakond oleks selle taga Tartus niimoodi olnud või vähemalt sinna lähedale saada. Aga see, kes valiti, seal Anneli Oti seltskond, temad ütlesid nagu siis ära, et ega meil piisab 4-5 kohast ja selle nad saidki. Ja siis saab Reformierakonnaga koos valitseda. Ütleme, Reformierakonnaga nad nüüd koos praegu ei valitse, sellepärast, et Reformierakonnal on mugavam Isamaaga valitseda, aga ühel hetkel näiteks saadakse seal Eesti 200 ja sotsid ja Keskerakond nagu punti ja võib-olla keegi tuleb EKRE-st üle ja nii edasi. Võib-olla siis saavadki koos Reformierakonnaga jälle valitseda Tartus, nii mine tea. No selge, et see organiseeriti, ma ütlesin sulle ka, et pühise tatt näolt ära, et mis siis, et ebaõiglaselt käituti, pühid tatt ära ja pane edasi, aga sa otsustasid teha. Tead, ma ütlen sulle ausalt, et ma ei saa tatti ära pühkida näo pealt mitte kunagi. Kui tatt on näo peal, siis tatt on nagu näo peal, et ei ole võimalik valedega nagu kaasa minna, et võtta Keskerakonna viga ja üldse eestlaste viga ongi nagu see, et tõmmatakse kõrvad lonti, kui tehakse ebaõiglust ja siis pühitaksegi tatt näo pealt ära ja tehakse head nägu, et peaasi, et ise sooja koha peale saab. Minul seda linnavolikogu kohta tarvis ei ole ja ega mul ausalt öeldes ei ole ka muid kohti tarvis Eestis, et mind on alati huvitanud Eesti korda tegemine, Eesti rahva tõstmine, Eesti vabariigi tõstmine, Tartu linna tõstmine ja ma ei hakka seda tegema niimoodi, et ma võltssirve endale näo peale teen ja hakkan kellegiga koos nagu valesid tegusid tegema. Et küsimus ei ole ju selles, et üks või teine mees on esimees piirkonnas. Küsimus on nagu selles, et kui räägitakse sellest, et Eesti rahva täna verivaenlane, kelleks on Reformierakond, kes on lammutanud meie riiki 3 aastat, kui ta siin võimul olnud on, et rääkida sellega, et me hakkame temaga koostööd tegema Tartu linna lammutamiseks ja tartlaste raha raiskamiseks ja hakkame kaasa aitama sellele, mida Reformierakond Eesti Vabariigis korda saadab. Mina sellega nõus ei ole, et olen ma esimees või ei ole esimees. Minul niisugust asja tarvis ei ole, et sinna ma oma käsi külge ei pane Eesti lammutamisele. No siis tuli sul hea plaan, ehk plaan B, mille sa vedasid. No mina astusin ka Keskerakonnast välja sellepärast, et ma nägin, et sulle tehti kohutavat ebaõiglust koos abikaasaga ja ma olin ju 27 aastat Keskerakonnas, aga ma olin su kõrval, ma nägin seda ka hea selleks. Aga ma küsin, et B-plaan, et kus see mõte tuli, et teha just plaan B? No eks ta oli juba Keskerakonnas sisuliselt, et plaan B ongi alternatiiv sisuliselt ju Reformierakonna võimule täna nii Eestis kui Tartus. Aga tuli välja, et ma ei tea, kas siis valimisi manipuleeriti, teatud määral kindlasti manipuleeriti, aga et inimestele meeldib see tänane plaan A, et polegi seda plaan B tarvis ja võib-olla ei olegi tarvis. Et eks ta sealt tuligi, et vajadusest, et nagu ma ütlesin, et kõik rääkisid, et Eestis ja Tartus on vaja Reformierakonnast lahti saada, võtsingi kätte, esialgu Keskerakonna all, hiljem iseseisvana, plaan B on vaja lahti saada, tegin kampaaniat, sina aitasid kaasa, väga paljud aitasid kaasa, aga valimisõhtul selgus, et rahval ei ole plaan B tarvis ja eks see on ka valik. Jah, nii ta kahjuks on aga hea meil on seegi, et Narvas saime plaan B sai Narvas jalad maha, aga kui ma küsin niimoodi, et sa olid üks innukamaid võitlejaid ja mina ka toetasin, et kuigi ma ei ole enam tegevpoliitikaga, aga et Tartu linna ei tule see monstrum
kultuurimonstrum, mida kellelegi vaja ei ole peale nendele ametnikele, kes sellega tegelevad, lootes, et äkki midagi pihku kukub, ma võin niimoodi öelda, ja keset Tartu linna, nüüd jääb see, ma ei usu, et need opositsioonipoliitikud, keda sa enne seal nimetasid, need ei liiguta kõrvu selle teema pärast, et kas on võimalik kuidagi seda siis vähemalt rahvale informatsiooni jagada, nagu sa omal ajal tegid, või sa lõid ka käega? Ei, no mis siin käega lüüa, ega valimised annavad ju nagu tulemuse, et esiteks sellest, et kas opositsioon midagi tegema hakkab. No opositsioon võib ju midagi teha, et see ongi demokraatia tunnus, et demokraatias sa võid öelda, mida sa arvad, aga pead tegema nagu kästakse, nii nagu koalitsioon käseb. Nii et möliseda võib väga palju, eriti opositsioonis olles, aga kasu ei ole sellest mitte kõige vähematki. Et mina olen nagu tegude inimene ja ma vaatan ka nagu pragmaatiliselt valimistulemuste pealt. Et ikkagi kui sai võimule ja päris võimsalt võimule, et see ei ole selline napp võim Reformierakonnal ja Isamaal, kes mõlemad juba eelmise valimise ajast 4 aastat tagasi hakkasid seda sükut ajama ja ajavad edasi, et kui rahvas nende poolt nii võimsalt hääletas, ükskõik kas siis manipuleeritult või võltsitult, aga fakt on nagu see, et ega me ümber lükata ei saa. Rahvas hääletas nii paberi peal, nii elektrooniliselt, hääletas ja valis Reformierakonna Isamaa, kes viivadki ellu selle süku. Loomulikult see on raha raiskamine. Ma ka 7. oktoobril Rahvusringhäälingus ju väga selgelt plaan B linnapea kandidaadina ütlesin Urmas Klaasile vastu. Urmas Klaas ainult maigutas suud selle peale ja tegi imelikke nägusid ja kui ma seda videot nagu jagasin ka Facebookis, siis väga paljudele muidugi meeldis, kuidas Urmas Klaas seda nägu niimoodi tegi, aga millegipärast nad läksid inimesed siis valimiskasti juurde ja valisid just nimelt selle sama Urmas Klaasi, kes nägusid tegi ja kes valetas siis Rahvusringhäälingu eetris, et ei, et ega kallimaks ei lähe. Ma olen nüüd aru saanud, et 10 miljonit on juba juurde kirjutatud linna eelarvesse sükule veel otsa, et 100 miljonit oli, 110 vast on nüüd, et juba on läinud, nii et ega meie riigis ongi valetamine ja varastamine on nagu norm ja tundub, et inimestele see kangesti läheb ka peale, sest väga just välismaalased on tulnud ja mulle just siin valimiste ajal ja ka pärast valimisi öelnud, et Andro, et me ka imestame ja vaatame nagu seda, et aga miks siis eestlane nagu valib ikkagi alati niimoodi, et ta ei ole rahul mingite asjadega, üldse ei ole rahul, kuidas asjad liiguvad, aga siis läheb ja valib ikka need samad kujud tagasi, kes on valesti teinud juba 4 aastat ja 10 aastat ja 20 aastat. Et meie arvame seda, et Eesti rahva rahvuslikuks tunnuseks ongi see, et eestlasele meeldib kannatada. Ja ta valib ise need kannatuse teed ja eks tartlasele ka järelikult meeldib kannatada, et eks see koormab linna eelarvet, linn peab laenu võtma, laenudega ollakse niigi juba ennast lõhki laenamas nagu Tartus, nagu ka mujal Eestis tegelikult. Aga ju ei ole siis piir käes, et tuleb veel võtta. No ütleme, et sa tegid plaan B valimiskampaaniat väga hästi, tormakalt, jõuliselt ja kui mõned siin kritiseerivad, siis ma ütlen, et sa tegid väga hästi, ainult aega jäi väga väheks. Aega oleks olnud pidanud poole rohkem olema, siis oleks see ka volikogus olnud. No jah, eks tagantjärgi võib öelda kõik, et eks me nüüd peame vaatama nagu tuleviku peale, et praegu on aega ja eks praegu tuleb ridasid korrastada. Fakt on see, et üksinda ma ei tee midagi, et peab olema meeskond. Et ma kutsun ikka kõiki kaasa, et mina siiamaani arvan seda, et plaan B on Eestile vaja ja on Tartule vaja ja tuleb nagu tegutseda. Aga fakt on ka muidugi see, et Tartus järgmised 4 aastat tegutsevad reaalselt need, kes siis linnavolikogusse said, olgu siis koalitsiooni poole pealt või opositsiooni poole pealt. Ja eks nad peavad tegutsema nii hästi või halvasti, kui nad oskavad ja inimesed peavad olema rahul sellega, mida nad nagu endale valisid ise. Ja vaata mulle ei meeldi hakata vaatama, et oleks ja et oleks aega rohkem olnud, et sportlased ka tavaliselt ja mina väga kritiseerin seda, et kui pärast võistlust kaotavad, ei tule seda tulemust, mida oodatakse
ja noh, siis reporter küsib, et aga miks siis siuke halb tulemus tuli ja siis hakatakse rääkima, et küll jalaluu murdus ja liiges läks paigast ära ja küll ei saanud piisavalt treenida ja küll oli raha vähe, et ei saanud sinna Lõuna-Ameerikasse kuhugile spordilaagrisse sõita ja ei saanud õiget salvi peale panna, ütleme seal lihastele ja nii edasi. Et see kõik on niisugune jama, et parem ütle ära, et ei olnud konkurentidega võrreldes konkurentsis ja ütlen mina ka, et ega ju ei olnud siis plaan B aeg, et tegime küll head kampaaniat, enda arvates kindlasti, aga mitte valijate arvates, et valijad arvasid nagu teistmoodi, et ei ole vaja seda, vähemalt seekord. Ja võib-olla ei olnudki aeg küps, võib-olla on aeg küps järgmisel valimisel, olgu siis Riigikogu valimistel 2027. aastal või siis kohalikel valimistel, mis nad siis tulevad 2029. aastal. Ütle nüüd, plaan B on praegu selline vaiksurvas, et kas Riigikogu valimised vaatavad juba uksest sisse, et kas siin mingit aktiviseerumist toimub? Eks see jääb raha taha kõik, et ma pragmaatikuna edasi räägin, et siis ega plaan B liikumine ei kao kuhugile, et ega meil need liikmed, kes meil on 350 liiget praegu, on olemas, 150 oleks veel juurde tarvis, et partei ära registreerida, aga see partei registreerimine meid väga ei aita, sellepärast, et raha on tarvis, et Riigikogu valimistel on ju 12 valimisringkonda üle Eesti ja igas valimisringkonnas, et korralikult välja minna, peaks välja panema maksimaalse hulga kandidaate ehk 10 kandidaati. 120 kandidaati üle Eesti. Need 120 kandidaati peavad kindlustama punkt 1 nagu selle, et erakond, mille eest nad välja lähevad, antud juhul siis plaan B, peaks koguma üle riigi 5% häältest vähemalt, et üldse valimiskünnist ületada. Et kui seda valimiskünnist ei ületa, siis need hääled lähevad kellegi teisele ja asjalikult valimiste võitjale. Ja nüüd selle künnise ületamisega erinevalt kohalikest valimistest on ju probleem see, et tuleb ka kautsjoni maksta. Ja see kautsjon on 700 eurot, kas ta on alampalk, kui ma ei eksi, 700 eurot ühe inimese kohta, mis tähendab seda, et 7000 eurot siis ühe valimisringkonna kohta, 12 valimisringkonda on, see tähendab, et 90 000 eurot suurusjärk peaks olema siis raha nendel 120 inimesel või siis plaan B kamba peale kokku panna, et valimistel osaleda. Ma ütlen seda, et minul seda raha kuskilt tagataskust võtta pole, et nüüd ongi otsustamise koht, et kas me leiame, ja ma ei ole täna üldse kindel, et me leiame 120 kandidaati, kes kamba peale oleksid suutelised selle 70 000 kokku panema. Sest sponsoreid ju ei ole ja ütleme siin ühe või kahe mehe rahakoti peal seda asja nagu pikalt ei tee. Loomulikult ja pluss veel valimiskampaania reklaamid ja pluss see ka veel, jah. Pluss see ka. Väga kallis lugu. Aga vähemalt ma imestangi seda, et see plaan B, mida sa välja tõid ja sinu üks võimsad esinemised tekitasid ühiskonnas sellise võnkeid, et oli neid, kes kaasa kiitsid ja olid neid, kes rusikat näitasid ja tänase päevanigi saavad ironiseerida. Ja vaatame, ma ütlen sulle veel, et ega kindlasti ma ei taha öelda, et see läbi kukkunud on või et me püssi põõsasse viskame, et alles ju nädalapäevad tagasi peaminister Riigikogu infotunnis, kui teemaks tuli Hiiumaal hukatud nende Nuudi farmi linnud, kus siis ka väga brutaalselt hukati koos haigete lindudega ka terved linnud ja lasti seal muudele koduloomadele isegi revolvrist kuule pähe, mis oli nagu väga imelik ja õvastav kuulata. Ja kui Helle-Moonika Helme siis selle kohta nagu küsis, siis peaminister tituleeris ekrelase Helle-Moonika Helme ka nagu plaan B käsilaseks nii öelda ja muu hulgas mainis ära, et plaan B liikumine, see on kõige Eesti vaenulikum liikumine, et tema ehk siis peaminister üldse ei hakka arutamagi sellega seotud asju. Nii et
eks järelikult need võnked on ikka nii suured, et need on Riigikogu saali jõudnud ja peaminister siiamaani kirub, et vaatab, kus plaan B ja peaks mitte see plaan B pead tõstma, et saaksime oma plaan A-ga lolle otsuseid edasi teha ja riiki hävitada. See on sul õige, jah, see, mida sa praegust rääkis ja ma kuulan, see oli küll peaministrilt väga häbitu käitumine, et iga liikumine, mis siin ühiskonnas on, demokraatlikus ühiskonnas on heaks kiidetav ja kui ta toimib, las ta toimib, aga tema hakkab kohe siis eristama ühte teist, jah. No te ostsite Urbo Vaarmaniga 2 peale ära Eesti ühe raadio Ring FM ja Valgast raadio Ruut. No nüüd öeldakse, et te ei ole selle eest raha maksnud, et kumb see õige on, ostsite või ei ostnud? Aga kes ütleb, et ei ole maksnud? Ma ei ole lugenud seda uudist. Mina Lõunalehest lugesin. Lugesid Lõunalehest? Nii. Saada mulle ka teinekord link, ma vaatan üle, et aga jah, et osamaksetega ostsime, et osamaksed on makstud, et 2 osamakset on juba tehtud ja kas 4 osamakset on veel teha, et siis on nagu võlg ka maas ja raadio on juba päriselt nagu meie oma, aga nagu ikka, et tuli selle raadio ostmiseks laenu võtta. Selge, ütleme, et raadiod tegutsevad? Raadiod tegutsevad, mõlemad ilusti. Nii et nad olid Tre raadiogrupis Siim Pohlaku ajal ja eks me oleme nad nüüd selle poole aasta jooksul või natukene rohkem, kui me oleme iseseisvalt tegutsenud, oleme nagu nabanööri pidi ka lahti lõiganud need raadiod, et eraldi koduleheküljed on veel tegemisel, et kodulehe on nagu ühes serveris, aga uudised on juba eraldi ja ütleme kõik need muud funktsioonid, toimetused, asjad, et kõik on nagu eraldi ja oleme nagu siis selle Tre raadioga lahku läinud, tegutseme iseseisvana siis Ring FM ja Ruut FM-iga Lõuna-Eestis, Tartumaal ja Jõgevamaal ja Võrumaal, Valgamaal, kuhu kõike see levib, niimoodi siin Põlvamaal ka ja niimoodi ta on. Aga ütle nüüd see raadio, kus tegid isa-poega saateid, Helmed, et inimesed küsivad, et kas nad toimetavad selle edasi või ma ei ole vaadanud? Toimetavad edasi, nii et saime kokkuleppele ja räägime asjast on ka ikkagi Ring FM eetris ja Ruut FM eetris igal pühapäeval. Kell 11, jah? Kell 11, jah. Jah, ma ei ole vaadanud, selge, mu käest osa inimesi küsib, aga siis see asi toimib. Tuleb sinna mingi uut asja ka? No me väga ootame nagu seda, et Toomas Paur oma pühapäeva hommikuid jätkaks seal ja kindlasti tuleb ka uusi, et üldse, ega ma siin kohal teengi üleskutse, et kellel on mõtteid mingite uute, ütleme siis saadete osas, et kindlasti ega me ära ei ütle, et me oleme seal ühe uue stuudio teinud, et saaks mitu seltskonda korraga salvestada ja oleme asja nagu arendanud ka, et ei ole päris vana rasva pool edasi läinud. Sa mõtled Ring FM-is, jah? Ring FM-is, jah. Jah. Aga Ruut on ainult Valgamaa või on ta ka kostab? No Ruut on Valgamaa ja mis seal ümbruses levib, aga eks ta on nagu ütleme Ring FM-i tütarjaam, kuigi ta on iseseisev, aga uudised on meil ühised ja ilmateade on ühine ja ütleme siis seal mingisugused muud saated on ka ühised, aga muidu on ta nagu eraldi raadiojaam, et pärast uudiseid ja pärast mingisuguseid muid saateid, mis nagu ühised on, et mängib eraldi muusikat. Ütleme, et terves selles raadiomaastikul on päris raske, et siin on neid raadiosid päris palju, et katsud ikka ellu jääda. Ega me päris tühja koha pealt ka ei võtnud, et me kalkuleerisime majanduslikult ka ja ega ta on ikkagi kasumlik ettevõtmine ärilises mõttes, et ideoloogilist raadiot me selles mõttes ei tee, et selleks ei ole ka raha kuskilt võtta, et kui mõni arvab seda, et plaan B raadio või mis iganes maailmavaate raadio, kindlasti mitte, et ta ongi kohalik raadio, nagu ta kogu aeg olnud on, 20 või 30 aastat, mil ta tegutsenud on. Ja eks iga raadio on ka loomulikult tema omanike nägu ja tegijate nägu. Ma ei saaks nüüd öelda seda, et need, kes tegijad on, kes toimetuses on minu või Urboga sama maailmavaatega inimesed. Aga kindlasti me oleme kõik nagu eestlased ja eestimaalased ja Eesti kodanikud, et selles mõttes ühisosa on nagu olemas, aga igal ühel oma nägemus sellest asjast ja ega me ideoloogiliselt kuidagi peale ei suru, et tee nüüd seda saadet või maini nüüd seda või ära seda maini nii edasi, et ta on ikkagi raadio
raadio nagu raadio ja avatud nagu ka uutele tegijatele. Nii et majanduslikus mõttes eks ta sendi äri ei ole, nii nagu kõik, enamasti kõik siuksed Eesti ettevõtmised tänases majanduskeskkonnas. Et tuleb pingutada tõsiselt selleks, et ellu jääda, et ega väga kerge ei ole, aga noh, ütleme, täna peale maksma ka ei pea. Ma olen nüüd trehvanud niimoodi, et hommiku kella 8 on uudised ja need olid kuidagi teiste raadiojaamadega erinevad, eriti Valga oma oli, kes rääkis puht Valgamaal seonduvaga, see oli päris huvitav. No jah, et eks me püüame, et kuidagi peab ju teistmoodi tegema, et ei ole mõtet, et igalt poolt tuleb täpselt samasid uudiseid või sama formaadiga saateid, eks natukene peab olema teistmoodi ja Lõuna-Eesti üldse on natukene võrreldes muu Eestiga teistmoodi ja tuleb seda Lõuna-Eesti eripära ka nagu arvestada. Me teeme siit väikese muusikalise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, tubli Eesti mees, Eesti eest võitleja Andro Roos. Me jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Eesti mees, tubli Eesti mees Andro Roos. No Andro, nüüd lähme selle ka väga olulise teema juurde. No sa olid noor mees,
ma ei teagi, kui noor sa olid, ülikoolid lõpetanud, kui asustasid Tartu hoiulaenuühistu ja milles oma meeskonnaga oled kasvatanud väga võimsaks ja räägi, kui võimas ta on, ma tean, et 5 tuulikud on ja ehitusmehed ja maju on sul ja kõike. Et noh, Toomas, saad sa korrata korra, mul läks... Ja ma küsin, et sa olid väga noor mees, ülikooli alles lõpetanud, kui alustasid Tartumaa hoiulaenu tegemist aastal, ma ei mäleta, ja oma meeskonnaga oled sa ehitanud väga võimsa, ma arvan, kas Eesti võimsama ühistu, kus on siis isegi tuulikud püsti ja ehitustegevus käib ja metsas lõigatakse need, see jura, mis praegust räägitakse, et räägi selle võimsusest, mis sul oli siis, kui sa jalad kõhu alt välja võtsid ja ära tulid. Noh, eks sisuliselt nullist on üles ehitatud jah, Tartu hoiulaenuühistu 20 aastaga, et 2006. aastal põhimõtteliselt sai siis minu ema Elle Roosi 11 000 krooniga see pihta hakatud ja 25 asutajaliiget oli koos minuga. Et noh, kõik olid siuksed vaesed inimesed ja üliõpilased. Aga näed, on kasvanud peaaegu 5000 liikmega ühinguks ja 50 miljonit on bilansimaht. Muidugi Tartu hoiulaenuühistul praegu ei ole kõige kergemad ajad, et eks 3 aastat on pekstud, eks see on tekitanud likviidsusmured. Ma ise astusin tagasi juhatuse esimehe koha pealt, kuna ütleme niimoodi, et sisemised jõujooned muutusid nii palju, et minu jätkamine ei oleks võimalik olnud, et eks raha meelitab juurde ka selliseid inimesi, keda võiks kutsuda nagu saamameesteks ja mina saamameestega koos ühe laua taga istuda ei saa. Aga noh, ütleme niimoodi, et eks see ongi demokraatlik protsess ka, et liikmetel on võimalik juhtkonda vahetada. Peatselt tuleb uus üldkoosolek Tartu hoiulaenuühistust, kus saab siis uue nõukogu valida, uus nõukogu saab valida uue juhatuse. Et selle ma küll ütlen ära, et ega ma uuesti juhatusse kindlasti ei pretendeeri, et ma olen 20 aastat olnud, et ta aitab küll, et seal oleks vaja värsket mõtlemist, kes seda asja edasi viivad. Ainukene probleem on selles, et ega välised mõjurid on niivõrd suured, et nüüd siin 2 nädalat tagasi Riigikogus pärast raskeid võitlusi, 10 aastat võitlesin ja võitlesime kogu ühistuga ja 3 viimast aastat eriti rängalt, kus siis 3 aastat tagasi käidi esimest korda välja üldse hoiulaenuühistute või ettevõtlusvormi likvideerimine, et selline seadus taheti vastu võtta. Noh, elasime 3 ministrit üle, 4. ei elanud üle, kes ära tahtis likvideerida Jürgen Ligi, nii et Jürgen Ligi peab tunnistama osutus võimsamaks oma Reformierakonna ja ütleme käpiku Eesti 200-ga, kelle häältega siis tegelikult võeti vastu seaduse muudatus, kus järgmisest aastast alates hoiulaenuühistud ei tohi vastu võtta uusi hoiuseid, mis sisuliselt määrab hoiulaenuühistut hääbumisele. Ja tead, kuidas see vastu võeti, see seadus? Et seaduse vastuvõtmiseks oli vaja 51 häält, kohal oli 50 koalitsioonisaadikut ja muidu opositsioonis olev sotsiaaldemokraadid laenas siis 2 saadikut, ehk siis sotsiaaldemokraat Andre Hanimägi, kes omal ajal Keskerakonna häältega, väga väheste häältega, muide ta sai Riigikogu valimistel vähem hääli kui mina sain 533 häält, Hanimägi sai mingisugune 400 häält, aga Jüri Ratas oli ta pannud Keskerakonna üldnimekirjas ette otsa, nii et sellepärast ta kompensatsioonimandaadiga sai sisse oma 400 häälega ja näed, nüüd keeras pitta. Ütleme, läks sotsiaaldemokraatide poole üle, muidu Keskerakond ju alati nagu ikka toetas ühistut ja ühistegevust, aga näed, endine Keskerakondlane Hanimägi hääletas siis poolt, et ühistud ära likvideerida ja teine oli siis sotsiaaldemokraat Madis Kallas Saaremaalt, peaks olema tõsine Saare mees, aga näed, läks siis Reformierakonna paati, et ei tea,
mis talle selle eest ka lubati. Nii et võt, sellised siis uudised, et muidugi president ei ole välja kuulutanud hoiulaenuühistu seadust, muidu on ta ikkagi nagu toetust avaldanud hoiulaenuühistutele, et eks saame siin paari nädala jooksul näha, et kaugel siis need asjad on, et kas tuleb hakata hoiulaenuühistutel pille kokku pakkima või siis jätab president seaduse välja kuulutamata, läheb uuele ringile Riigikogusse. Et noh, püüame vastu pidada, ma ütlen niimoodi, et muidugi kui nüüd see seadus välja kuulutaks presidendi poolt, siis tänane Eesti Vabariik läheb täpselt sama teed, nagu läks 49. aastal Eesti NSV, kus siis ka keelustati toonased krediidiühistud, mis siis olid vabariigiaegselt hoiulaenuühistute järeltulijad ja sund liideti nad siis küll hoiupangasüsteemi ja riiklikusse pangasüsteemi. Kaotati ka ühe sõnaga ära hoiulaenuühistud nõukogude ajal sunniga, täpselt samamoodi siis käitus praegune Reformierakonna valitsus Eesti 200 ja paari sotsiaaldemokraadist ülejooksikuga, et võttis siis sihukese bolševistliku suuna. Ma küsin sinu käest, et kas Rootsi pankurid, kes vaatasid, kaua need eestlast kotipükstes siin oma laenuühistutega ringi jooksevad, et see asi tuleb ära lõpetada, et see surve tuli ka Rootsist, sest mis on Eesti riigi valitsusel pistmist hoiulaenuühistud, need ei sega teda ju absoluutselt. See on nii väike turuosa ja Eestil endal polegi turgu peale Eesti Panga, et nad on siis kuulekad käpikud, kes täitsid käsku ja tulid siis panid rahvaalgatusel hoiulaenuühistutele siis ütleb niimoodi pommikõri peale. Noh, tuleb niimoodi välja ja no ega enne seda, kui ma ära tulin Tartu hoiulaenuühistust, meil olid ju rängad võitlused põhimõtteliselt ka hoiulaenuühistu makseasutusega, kus siis Finantsinspektsioon ühistas üllatuslikult ühel hetkel tuginedes siis sellele, et justkui rahapesu oht on Tartu hoiulaenuühistu tütarettevõttes, mis siis makseid pakkus, igapäevaseid arveldusi, ühisarveldust aktsiaselts. Et noh, muidugi rahapesu ennast ei tuvastatud, aga et on rahapesu oht, et ei ole sisereeglid nagu piisavalt detailselt tehtud. Me küll tegime Finantsinspektsiooni soovide kohaselt neid reegleid korduvalt ümber, aga Finantsinspektsioon korduvalt ka vastas muidugi nendele, et ei, me ei ole rahul, kuidas te olete teinud, kui me küsisime, aga kuidas siis teha tuleb, et püüame siis leida niimoodi lahenduse, et teile ka sobib nagu see, no siis oli alati vastus, et ei, te peate ise teadma ja tehke veel ümber ja ühel hetkel nad ütlesid, et ei, see ikka ei sobi, tähendab, et me ei ütle ka teile, mis siin valesti on, aga põhimõtteliselt tegevusloa võtame ära. No siis selle me vaidlustasime kohtus, see ongi praegu kohtus, me saime esmase õiguskaitse 3 korda peale, 3 kohtuastmes. Et Finantsinspektsioon vaidles vastu sellele asjale, aga kohus jättis õiguskaitse peale, mis tähendab seda, et see Finantsinspektsiooni otsus täna ei kehti tegevusluba ära tühistada. Ja no me tegutsesime edasi ilusti, aga no Finantsinspektsioonile kuidagi ei mahtunud hinge see, et kohus peatas nende tegevusloa äravõtmise otsuse ja nad kaebasid otse siis Leedu keskpanka, mis pakkus siis ühisarveldust aktsiaseltsile korrespondentkonto teenust, mille kaudu siis need rahad liikusid sealt muu maailmaga ja pankade vahel. Ja see ette hoiatamata lihtsalt tegelikult mitte seadusele tuginedes, vaid kuulujutule tuginedes, et teil pidavad asjad korrast ära olema, et teil pidavad saama raha pesta, et keegi kolmas osapool, noh ei pea palju arvama, kes see on, et ju see Finantsinspektsioon oli neid sellest nagu teavitanud. Et siis sellest tulenevalt lülitasid nad meid võrgust välja, täpselt nii nagu omal ajal Venemaa, siin kui Venemaa Ukraina sõda alustas, et lülitati ka SWIFT võrgust välja, noh, et siis sattus Venemaa blokaadi, no ma saan aru, et läänemaailma arvates tal olid siis patud, et agressor ja nii edasi, et ilmselt siis Leedu keskpanga arvates ja Finantsinspektsiooni arvates Tartu hoiulaenuühistu oli ka agressor, et hakkas nendele Rootsi pankadele vastu ja oli meid tarvis võrgust välja lülitada isegi seadusetuse hinnaga, et seaduselt tuge ei saanud, kohus andis esmase õiguskaitse, aga
nemad jõudu kasutades ikkagi lülitasid need võrgust välja. Ja noh, sealt tekkisid juba siis omaette probleemid, sellepärast, et kogu raha oli meil ju selles süsteemis, oma makseasutuses. Ja kui me nüüd oma makseasutuses raha liigutada ei saanud ja ei saa kuni tänase päevani, see blokaad kehtib kuni tänase päevani, noh, siis ongi see probleem, et juba siis ajakirjandus leidis järgmised teemad, et ei saanud hoiustajatel hoiuseid välja maksta, aga hoiuseid ei saanudki välja maksta sellepärast, et meid oli ära blokeeritud süsteemist ja meil teistes kanalites hetkega kohe nii palju raha ei kogunenud, et nüüd hakkas kogunema jooksvalt, kui seal laenumaksed suunasime ümber teistesse kanalitesse ja ütleme seal korterite kinnisvara müügid asjad. Aga noh, mitte see ei toimunud ju hetkega. Nii et vaata oligi see, et riik ise tekitas selle sama probleemi ühelt poolt sellega, et ta hoiulaenuühistu ettevõtlusvormi ära likvideeris ja 3 aastat enne seda kogu aeg ajakirjanduses kirjutas, et me kavatseme likvideerida. Loomulikult ega see hästi mõjunud nendele inimestele, kes natukene värisesid ja hakkasid oma raha välja võtma sealt. Ja lõplik kabelimätt antigi sellega, et jah, et blokeeriti isegi meie maksekanal ära ja eks ongi väga keeruline sellest olukorrast välja tulla, et ega kui riigivõim on sulle vastu, see on ju sama asi, et nii nagu inimesed Siberisse viidi 40ndatel ja et tuleb sulle NKVD ukse taha, ütlevad paki oma kotid kokku, et me ei näe enam ette, et sa siin oma kodus või oma talus toimetad, et nüüd lähed külmale maale. Sisuliselt sama tehti hoiulaenuühistutega, et kõigepealt võeti seadusega õigused käest ära ja siis blokeeriti tegevust ka ära. Vaata, ma ütlengi, et kui riik, oma väike riik, tahaks teid hoida ja säilitada kui ettevõtet, siis ta ei teeks seda, aga ilmselt on ta ise nende Rootsi pankade surve all ja sellest lähtuvalt ta niimoodi toimibki. Ilmselt, mul on õigus. Ma mõtlen seda, et sa oled meeletut tööd teinud. Ütle, kui sa olid hiilgealgadel, kas sa juba tunnetasid, et lähiaastatel võib valitsus meid hukatusse saata? Jah, ega see oli targa mehena, ütleme, et ikka nägin ette ja eks me võtsime ka vastumeetmeid tarvitusele ja me tegime ju tarka diplomaatiat, et ega selles mõttes ma ütlen, et me elasime 3 valitsust üle alates 2022. aastast, kus me 2022. aasta lõpul, kui kutsuti Rahandusministeeriumisse, Anneli Akkermann oli rahandusminister, kutsus kõik hoiulaenuühistud ministeeriumisse kohale enne jõulu paar päeva. Ja umbes niisuguse jutuga, mesimagus jutuga, et tulge kohale, ega siis midagi otsustatud ei ole, et me hakkame arutama koos, et kuidas me hoiulaenuühistussüsteemi paremaks teeme. Ja koha peal meie juttu ei tahtnud keegi kuulata, et nii nagu omal ajal Nikolai Sautšeskule teada anti, ja Helena Sautšeskule tema naisele, et kuule teada, et olid president küll, aga nüüd me laseme su maha lihtsalt ja paari tunni pärast lastigi maha. Et nii tehti hoiulaenuühistutele ka, et kutsuti enne jõulu 2022 kohale vale ettekäändega, et hakkame arutama, kuidas paremaks teha. Tegelikult anti koha peal siis teada, et me likvideerime neid ära ja juba rahanduskomisjoniga on kokkulepe olemas ja võtame siis enne uut aastat veel seaduse vastu ka. Toona õnneks oli niimoodi, et Isamaa, siin ma pean Isamaad kiitma, oli siis võimul koos Reformierakonnaga ja Isamaal oli munasid, et vastu hakata sellele. Ja Aivar Kokk rahanduskomisjoni esimehena, tubli mees, selles küsimuses kindlasti, laitis Akkermanni ehk siis koalitsioonikaaslaste plaani maha ja põhimõtteliselt suurde saali seda asja ei viinud ja asi pandi sahtlisse. Siis tulid valimised peale ja pärast valimisi paraku Reformierakond sai uuesti võimule, aga me suutsime Mart Võrklaeva sisuliselt ära rääkida ja suutsime ka esimest korda Jürgen Ligi ära rääkida. Aga nüüd, kui Kristen Michali valitsus tuli, Jürgen Ligi jätkas rahandusministrina, siis muidugi jõujooned olid juba niimoodi muutunud, et meie rääkimistest ega mitte rääkimistest ei olnud enam kasu, et võim oli nii tugevalt nende käes, et
visandad olid korralduse andnud ja noh, see seadus, nagu me teame, läks läbi, et nüüd ongi ainuke lootus presidendi peale, et kui president seda välja ei kuuluta, siis läheb võitlus edasi. Aga ütle nüüd on, nagu ma kuulsin ja kõik räägivad, et ega teil laenuühistu midagi halvemaks ei lähe, me paneme teile tagatisraha, oli 80 miljonit või? Ma seda ei tea, ma sellest ei ole kuulnud, aga ma kuulsin midagi, et aga no seda tagatisrahast ei leia te kuskilt. Jah, et hoiused hakatakse tagama, aga no vaata, küsimus on selles, et enne sa pead muutuma ühistupangaks, aga noh, kuidas see ühistupangaks muutud, kui seadusega on tehtud siis selline korraldus, et hoiulaenuühistud alates järgmisest aastast ei tohi enam uusi hoiuseid vastu võtta ja senised hoiuseid pikendada. See tähendab seda, et kapital hakkab ühistutest välja voolama. Aga ühistupanga tegemiseks on just nimelt kapitali tarvis. Ja kui vastupidises suunas hakkab asi minema, et mitte kapitali ei tule juurde, vaid kapital läheb välja, siis on selge, et keegi panka ei saa teha. Panga tegemiseks on vaja kapitali. Mitte kapitali väljavoolu, vaid kapitali sissevoolu. Ja noh, see on umbes sama nagu rääkida seda, et kõigepealt peksame su läbi, anname sulle nuga, siis sa jooksed verest tühjaks ja siis me hakkame siin mõnitama, et noh, tõuse püsti, siis passid siin maas, eks ole, mis sa veritsed siin, eks ole, pane puhtad riided selga, oled kõik endal ära määrinud, eks ole, näo ja kõik on riided verised, et kuhu see kõlbab. Ja mõnitatakse veel niimoodi, et noh, vaata, me ütlesime ju seda, et läheb halvasti, aga no vaata, valitsus ongi koos meediaga 3 aastat nuga andnud hoiulaenuühistutele ja mis sa sealt head siis tahad nagu, et seotakse käed sul selja taha kinni ja öeldakse, et noh, mine boksi nüüd. Aga mida sa boksid, kui sul käed on kinni seotud? Palju üldse Eestimaal on hoiulaenuühistuid nagu Tartu? Tartu on kõige suurem, et eks veel sama võrreldav on vast Tallinna hoiulaenuühistu ja väiksemad on seal Kambja hoiulaenuühistu, Leie hoiulaenuühistu, Raha hoiulaenuühistu, Põlva, Eesti hoius ja nii edasi nagu, et Põlva hoiulaenuühistu ka. Kas paarkümmend tuleb ära? Vaata, paarkümmend oli 5 aastat tagasi, et aga ma ütlen, et see viimase 3 aasta vastutegevus, et see ongi selle põhjustanud, et väga paljud hoiulaenuühistud on vabatahtlikult oma tegevus ära lõpetanud, nagu siin Põlvamaa hoiulaenuühistu ja Kestna hoiulaenuühistu ja nii edasi, nii et no ütleme 10 või alla selle on täna veel aktiivselt tegutsemas. Ütleme, sa võid täna kõva häälega öelda, et mina, Andro Roos, 2006. aastal loonud oma ema rahaga Tartu hoiulaenuühistu kasvatasin Eesti võimsamaks. Jah, seda ma võin öelda ja tões ja vaimus seda tegin ja inimesi tuli ka kaasa, et ei saa öelda, et ei tulnud kaasa, muidugi oleks 10 korda rohkem tulla, oleks meid 50 000 olnud, siis poleks valitsus niimoodi meie vastu saanud, et eks siin on jälle see küsimus, et rahvas peab ise julgelt taha tulema nendele asjadele, et muidu olemegi väiksed trussakad ja tuleb üks Reformierakond, astub kannaga peale ja litsubki laiaks meid nagu viimast trussakat. Nii et kahjuks me nii võimsaks ei saanud, et meid puruks poleks saanud pressida. Jah, sa tegid 5 tuulikut, ehitusbrigaadi ehitasid kortermaju, metsatöid hakkas tegema, et sul selline tegevus käis pidevalt. No nii on, jah, inimesed said tööd ja leiba ja nüüd siin mõni kirjutab, et on maksuvõlg tekkinud Tartu hoiulaenuühistul. Noh, paar kuud on maksuvõlg olnud, aga 20 aastat on miljoneid ja 10 miljoneid makstud riigile maksusid. Et kahjuks sellest ei räägita, et eks meil ongi niimoodi Eestis see viga, et head ei mainita mitte kunagi, aga nii kui sa kuskil natukene libastud, et siis tuuaksegi seda välja, et just kui sa terve elu oleks käinud libastunud ja valesid asju teinud, aga tegelikult peaks ju välja tooma tõesti seda, et 10 miljoneid on maksusid maksnud, 100, kui mitte 1000 inimesed on tööd ja leiba saanud ja noh, elu on edasi läinud ja inimesed on intressitulu saanud hoiuste pealt, väga paljud ettevõtted ja eraisikud on laenu saanud, on oma elud ja asjad üles ehitanud selle pealt. Nii et noh, see 20 aastat on ikkagi olnud see õnnelik aeg, kus kogu see hoiulaenuühistu süsteem on kasvanud ja on toiminud ja on inimesi aidanud. No ütleme, et kui siin riik ei oleks vahele seganud jõhkralt, see ei saa öelda, et seganud, vaid jõhkralt seganud, siis hoiulaenuühistu sinu juhtimisel oleks võinud kesta veel kui pikalt, oi kui pikalt. No aegade lõpuni, nii kaua kui maailm eksisteerib, et ega me ju mingisugust
väga suurt mastaapi veel ei saavutanudki, et 1% pangandusturust või natukene alla selle, aga eelmise vabariigi ajal, Eesti vabariigi ajal 40. aastal hoiulaenuühistute turuosa oli 52% näiteks. Oli või? No oli ja kui sa võrdled näiteks ütleme seal Poolaga, kus Poolas on täna 10-15% on hoiulaenuühistute turuosa, Leedus niisama palju, Ameerika Ühendriikides 1/3 inimestest kuulub hoiulaenuühistutesse. 350 miljonit on rahvaarv Ameerika Ühendriikides ja kuskil 120 miljonit kuulub siis mõnda hoiulaenuühistusse, kusjuures tead, mis on maailma kõige suurem hoiulaenuühistu? Et meil siin räägitakse seda, et hoiulaenuühistud tuleb muuta ühistupankadeks, kuna nad on liiga suureks läinud ja sotsiaalne kontroll ei toimi enam ja et üle-eestilised on, et vanasti oli ainult seal ühe valla või ühe kihelkonna piires hoiulaenuühistud, vaat siis oli õige asi, et obuvankritega sõitsid inimesed ja käisid nagu seal kruusateede peal ja nii edasi, et viletsalt niimoodi, et see on eestlaste ühistegevus. Et suuremaks ei tohi kasvada mingil juhul, et muidu pole õige asi. Aga maailma kõige suurem hoiulaenuühistu on 10 miljoni liikmega USA mereväe hoiulaenuühistu, millel on liikmeid üle maailma, kuna hoiulaenuühistu USA mereväe üksused on üle maailma, on Ameerika Ühendriikides, on ookeanidel, on Euroopas, on Aasias, on Aafrikas, igal pool, kus Ameerikal baasid on, mereväebaasid. Ja seal on ka siis USA mereväe hoiulaenuühistu kontorid ja teeninduspunktid. Ja üle maailma siis 10 miljonit USA mereväelast ongi USA mereväe hoiulaenuühistu liikmed. Nii et see USA mereväe hoiulaenuühistu on palju võimsam kui näiteks mõni Eestis tegutsev pank. Nii et see on ka hea näide nagu sellest, et ei ole kuskil kogukondlikkus kadunud. Selge on see, et eks need 10 miljonit ei tule ju mitte kunagi ühte kokku kuhugile koosolekule, aga see ei tähenda seda, et ei võiks hoiulaenuühistu olla või see ei tähenda seda, et ei ole nagu ühist kokkukuuluvust. Keegi ei saa ju öelda seda, et USA merejalaväelased ei kuulu kokku, et on kuidagi võõrandunud üksteisest. Samamoodi ei saaks Eestis öelda nagu seda, ja ei saagi öelda tegelikult. Valitsus küll ütleb, et nüüd kui Tartu hoiulaenuühistu näiteks või Tallinna hoiulaenuühistu üle Eesti võtab liikmeid vastu, et justkui see ei saaks niimoodi olla, et üle Eesti inimesed kõik ei tunne üksteist ja nii edasi tagasi. Aga siis ei saaks ju erakonnad ka nagu olla, et Reformierakond või Isamaa või ükskõik kes nagu, et erakond samamoodi peaks olema ühiselt mõtlevate inimeste kogukond. Ja võimatu on, et kui erakonnas on 10 000 liiget, et siis kõik tunnevad kõiki. Loomulikult ei tunne. Aga see ei tähenda seda, et ei saaks olla erakond, et ei saaks ühiselt mõelda, ühiselt tegutseda. Samamoodi on majandusliku ühistegevusega, et miks ei saa olla 5000 inimest üle Eesti, näiteks Tartu hoiulaenuühistus, kes moodustavad ühise kogukonna, mõtlevad ühtemoodi, tegutsevad ühtmoodi ja omavad ühte majanduslikku, aga miks mitte ka poliitilist eesmärki, oma organisatsiooni abil siis liikmetele ja Eestile tulu tuua. Mäletad, kui me sinuga käisime, ma mäletan aastat, kui Edgar tegi Tallinnas oli hoiulaenuühistu või? Ühistupank. Või ühistupank, jah, Edgar tegi. Ja kui Edgar ära kadus, siis kohe taheti kiiresti ära likvideerida. Me käisime kõik kõvad mehed, kes olid tol ajal, tänagi on veel mõni volikogu esimees Tallinnas, et kõik need mehed käisime läbi, eesots peaminister Jüri Ratasega, nohisesid ja noogutasid, mina aitasin ka kaasa, aga mingit abi sa oleks tookord ära ostnud ju. Ja Kõlvartile pakkusime ka ju konkreetset abi nagu seal, et nad olid hädas sellega, et Finantsinspektsioon ei olnud rahul nende dokumentidega, mida nad esitasid sinna. Meil oli know-how olemas, me oleks saanud aidata. Kõlvart veel ütles mulle ja sulle, et kurat, ma homme saadan ja siis homme lugesime nii-öelda uudist, et kõik on üle antud Coop Pangale ja on Tallinna linn sellest projektist nagu välja astunud. Nii et eks valelikust on nagu piisavalt ja eks lõppkokkuvõttes nii mulle kui Edgarile saigi saatuslikuks nagu see, et liiga palju rahva jaoks tahab teha nagu, et olgem ausad, et kui me vaatame Edgari tegevust, ma ei taha küll taevani kiita nagu kedagi, et eks tal olid oma vead, aga fakt on nagu see,
teised poliitikud, teised suured tema kaliibriga poliitikud on kõik ainult mölisenud ja rääkinud, kuidas nad teevad paremaks. Aga Edgar asus ju reaalselt tegutsema, et nagu selle ühistupanga asutamine, televisioon. Oleks see käima läinud, see oleks väga paljusid aidanud, mitte ainult Tallinnas, vaid üle Eesti väga paljusid ettevõtjaid ja tavainimesi. Asutas Tallinna televisiooni, tegi linnapoe ja mis ta kõik tegi. Ja see väga paljudele poliitikaanidele ei meeldinud, kes tahaksid näha, et Eesti on vaene ja väike riik ja sörgib nagu seal Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide sabas, et ise kunagi iseseisvaks ei saa, et kogu aeg käsi pikal peab käima ja teised peavad toetama ja aitama. Et see ongi nagu selle mõtteviisi vastand, mis minul on ja mis oli ka Edgaril, et ühistegevus, et rahvas peab iseennast aitama ühistegevuse korras. Ütleme, kui sa oleks tookord selle ühistu panka ära ostnud, raha sul oli, et see oleks siis arendanud sul, ütleme, liikmete arvu Tallinnas? Kindlasti jah, et ma ei oleks muidugi isiklikult ära ostnud, vaid küsimus oli nagu selles, et Tartu Hoiu-laen ühistu oleks. Ühistu, mitte ma ei mõelnud, jah, valesti. Jah, et toona oli kõik olemas ja toona oleks saanud teha, lihtsalt poliitilisest tahtest ei puudu. Jah, nii ta oli. No nii, nüüd lähme nende küsimuse juurde, millega mina olen palju inimestega vaiel, ma viitsigi vahel, ma sõiman lihtsalt läbi, kui inimene nii loll on, et tal ei ole üldse loogilist mõtlemist. Andro Roos võttis arvuti ja auto ja pani Kreekasse. Ega ma Kreekasse küll tõsi sõitsin, aga mul oli ametiauto ja ühistu selle ametiauto mulle ostis, mul enne oli teine ametiauto, Škoda 2022 ühistu ostis mulle ja teisel juhatuse liikmel uue ametiauto, kuna vana oli juba läbi sõidetud ja Mercedes-Benz ja seda ma kasutasin nii Eestis olles kui nagu mujal objektide peal käimiseks ja läbirääkimiste pidamiseks. Kui vaja kuhugile sõita oli, siis sõitsin, olgu Eestis või olgu mujal, näiteks Soomes käisime. Meil osad liikmed on ka nagu Soomes olnud ja ühte Soome tööstushalli ehitust finantseerisime kunagi oma liikmel, et seal olen käinud. Ja selle autoga ma sõitsin kuni ametiaja lõpuni, minu ametiaeg lõppes 4. detsembril, oktoobrikuus ma tulin, kuna rasked olud olid Eestis, ilmad olid viletsad ja ma tõesti ei tahtnud selle masendava ilma käes siis Eestis olla ja tööd teha, et ma tundsin nagu seda, et ikka sooja ja päikest on vaja. Ma tegin kaugtööd ausalt öeldes Kreekas ja ma tulingi Kreekasse tegema. Ja tulin ametiautoga, et ka juhatuse liige on juhatuse liige 24 tundi ööpäevas, nii nagu ka minister on 24 tundi ööpäevas, et seal tööaega nagu ei ole, et laupäev püha peal puhkad, et kui peldiku poti peal istud, olete juhatuse liige, täpselt samamoodi siis minister. Ja kui mul ametiaeg läbi sai, pärast seda ma ei ole 1 kilomeetrit sõitnud selle autoga, nii et rääkida nüüd seda, et ma kuhugile ära põgenesin, kindlasti mitte, et ma tulin kaugtööd tegema ja lihtsalt vahepeal olude sunnil ametiaeg sai läbi, pidin tagasi astuma. Niimoodi kombineeriti minu vastu, et mul muud üle ei jäänud, kui tagasiastumisavaldus teha. Ja mingit arvutit ma ei ole kaasa võtnud, ma olen kogu aeg oma isikliku arvutiga tööd teinud. Kui ma enam juhatuse liige ei olnud, siis mul blokeeriti virtuaalsetesse serveritesse ligipääs ära, ega arvutis ei ole mingit dokumente tänapäeval, et ikkagi on pilves ja on serveris ja kui sa enam liige või ütleme juhatuse liige ei ole, kui ligipääsud blokeeritakse ära, mul blokeeriti ka ära, e-mailid blokeeriti ära, ma ei saanud enam töömeilidele ligi, nii et seda juttu rääkida, et minu käes midagi on. See on pahatahtlikkus ja eks seda räägivad nagu need, kellel endal on patud hinge peale, et eks siin ajakirjandust vaadata, ma olen ju avalikustanud ka siin nõukogu esimehe 1,6 miljoni euro suurust võlga, mis tuleb tal tagasi maksta ja eks sealt tasub ka otsida neid põhjuseid, miks mind sunniti detsembri alguses siis Tartu Hoiu-laen ühistu juhatuse esimehe koha pealt tagasi astuma, et lihtsalt nõukogu esimehe ärihuvid said ühistus paraku võitu, aga ma loodan mitte, et lõplikku võitu.
ja ma mõtlen, et kui palju oled sa head teinud sadadele, isegi tuhandetele inimestele ja täna on nad kõik sul kuradi pikkade hammastega kallal ja üldse mõtlemata, kas nad teevad seda õiesti või valesti, lihtsalt kõik karjuvad ja närivad ja hammustavad, siis nemad ka. Noh, ma ütlen selle asja kohta niimoodi, et eks see ongi nagu küllalt tavapärane. Noh, mitte ainult Tartu Hoiu-laenus, see on ka mujal niimoodi. Aga noh, kui siin öeldakse seda, et isegi Tartu Postimehe juhtkirjas oli, et noh, peab vaatama, mida see Andro Roos seal Tartu Hoiu-laenuühistus kokku keeranud on. Ja no artikli juurde on pandud pilt siis Tartu Hoiu-laenuühistu majast, mis muide ei olnud meil renditud, vaid oli minu ajal ehitatud ja renoveeritud ja tehtud, nagu ma tegin ka Palka ja ütleme Narva ja igale poole, me kuskilt ei rentinud, vaid me nii nagu vabariigi ajal tõsised peremehed ise rajasime Hoiu-laenuühistu majad minu juhtimisel sinna, et poleks sul poiss seal Tartu Postimehest olnud isegi pilti teha, kui mina poleks Tartu Hoiu-laenuühistu Tartu peakontori maja ehitanud, mis sa sinna artikli juurde panid, et mis see Roos kõik seal kokku keeranud on. No eks ma seda kokku keerasingi 20 aastat, et selle suure organisatsiooni püsti panin. Loomulikult ma ei hakka ütlema seda, et ma ainult õigeid otsuseid teinud olen. Mitte ükski inimene ei tee ainult õigeid otsuseid. Oli valesid otsuseid, oli õigeid otsuseid, oli väga õigeid otsuseid. No aga fakt on see, et ega ma ka päris üksinda seda ju kõik ei teinud, et meil oli juhatus 3-liikmeline ja nõukogu 4-liikmeline, noh, vahetus ainult siis Andro Roos juhatuse liikmena. Tegelikult kõik teised jäid samaks ja ma imestasingi pärast seda, kuidas hakati rääkima, et Roos üksinda tegi juhtimisvigasid. Noh, ma olen valmis tunnistama, et loomulikult ega ma kõiki asju õigesti ei teinud selle 20 aasta jooksul, et kindlasti oli ka vigasid, ainult et kui need vigasid oli, et need ei saanud olla siis ainult minu suured vead ja teistel siis ainult kõik õigesti tehtud, et kui need olid, siis need olid ühised juhtimisvead. Et mulle väga meeldib ja meeldis nagu see, kuidas siin nädalapäevad tagasi LHV juhatuse esimees või mis ta see tiitel on. Aita öelda, mis ta nimi on, et see Lõhmus või? Lõhmus. Rain Lõhmus. Et temalt küsiti, et kuule, et miks siis LHV viimasel kvartalil viletsamad majandustulemused on. Ja ta tõi välja ka, ütles, et juhtimisvead. Aga ta ei öelnud mitte seda, et teiste juhtimisvead. Ta ütles meie juhtimisvead, mis tähendab seda, et meeskond ju juhib, juhatus ja nõukogu, et seal ei ole ainult Rain Lõhmus, seal on teised ka. Nii et see on nagu õige lähenemine, et loomulikult igas organisatsioonis tehakse vigasid, aga noh, see on utoopia, et vigasid ainult teeb üks mees. Kui tehakse, siis on need ikka ühised vead. Selge. No millal siis Eestimaal tuleb siis, kui maikuus läheb soojaks või? Ja taustades praegu ei olegi mõelnud, et tulen sellepärast, et mul on siin hea olla. Mul ei ole Eestis enam midagi teha, et tomateid ma võin siin ka kasvatada, et mul Tartu Hoiu-laenuühistu oli minu laps, seda last mul enam ei ole. Noh, ma liige olen küll edasi ja välja ei kavatse astuda, aga teised mehed, naised juhivad seda edasi nüüd niimoodi. Et noh, ma pean alati nägema nagu seda perspektiivi. Et Eestis ma endale ei näe perspektiivi, et mul on nagu kurb olla seal Eestis. Poliitika tegemine on üks asi, noh, valimised on veel kaugel. Ma ei ütle seda, et kui plaan B erakonnana Riigikogu valimistel ei osale, et siis ma isiklikult või meie plaan B liikmed teised ei osaleks valimistel. Et ma usun, et kindlasti me osaleme Riigikogu valimistel, aga sinna on üle aasta aega, et sellega saab hakata tegelema, kampaaniat saab teha ka kaugelt. Majanduslikku tegevust mul sellist ei ole, et ma Eestis peaks koha peal olema. Et ma ikkagi mõni aega ausalt öeldes olen kindlasti siin ja toimetan siin, et ärge muretsege, ma basseinis kuskil ei istu, jõude ei ole, ma teen tööd siin nii nagu risti inimesele kombeks ja ütleme, luuslanki ei löö. Ja kindlasti pean sidet nagu, teeme saateid sinuga, Toomas, ja Facebookis võtan sõna ja YouTube'is ja igal pool. Selge. Kuule, aeg sai täis ja ma soovin sulle jõudu ja jaksu ja kuidas tütrekesel läheb? Tütrekesel läheb hästi. Selge. Ja loodame, nagu sa ütlesid, et edasi teha, nüüd on ka muid võimalus Zoomis aga aitäh sulle, Andro Roos.
Sulle ka, Toomas. Kõike head. Aitäh, head raadiokuulajad ja YouTube'i vaatajad. Aitäh teile. Toomas Pauri autorisaade.